Tere, mina olen Liina. Võtan endale vabaduse tutvustada ühte kaugeltki mitte uut raamatut. Aga ometi on see raamat väga väärtuslik lisand iga looduse sõbra raamatu riiulisse, nii ka minu omasse. Tema autor on Rootsi ornitoloogia kunstnik Lars Jonsson ja eesti keeles esmatrükk ilmus aastal 2000. Mitu trükki on olnud, aga praegu kahjuks teda uute raamatute poest osta ei saa, küll aga hea õnne korral mõnest antikvariaadist. Ja autor Lars Jonsson on selline mees, keda peetakse isegi üheks meie aja paremaks linnumaalijaks üldse. Ja see raamat on paksult täis. Ma usun, et üksikult lugedes isegi tuhandeid illustratsioone kõigist sellest 670 liigist, kes on nii Euroopa kui Põhja-Aafrika kui Lähis-Ida linnud, keda see määraja käsitleb. Ja pildid on õnneks olemas nii emas-isas lindudest kui mõnikord ka noorlindudest. Erinevates sulestikes on siin ka lennupildid olemas. Siin on olemas levialakaardid, mis on täiendatud ka Eesti andmetega. Nii et suurepärane raamat. Ma soovin, et ta oleks olnud käepärast juba siis nendel ammustel 80-ndatel, kui oli minu lapsepõlv, kui ei olnud internetti ja ilusate värviliste piltidega raamatud olid üks väheseid viise, kuidas ennast paljude teemade koha pealt harida õnnestus. Või ka lihtsalt pilte vaadata ja seeläbi ikka üht-teist selgeks saada. Nagu ka ma ühes teises raamatu tutvustuses ära mainin. Ka entsüklopeedia kirjastusel on tegelikult terve sari neid raamatuid sellise samasuguse kujundusega. Siis on Euroopa linnud, aga on ka Euroopa kalad ja imetajad ja kahepaiksed ja roomad. Ja ma loodan, et kui sul seda raamatut veel ei ole, siis sa leiad selle endale. Või kui on ja pole ammu riiulist välja võtnud, siis ehk võtad kätte ja teed kaanegi lahti. Praegu on selline imeline aeg, loodus on linde nii täis, rändlinnud on meile kõik tagasi tulnud ja siristavad metsas ja pargis ja rändlinnud on mõned, kes on teel põhja, on veel Eestit läbimas, nii et praegu on üks paremaid aegasid aastas, kus seda värvikirevat ja armsat maailma avastama hakata. Soovin sulle selles head õnne ja edu.